Trump avaldas Kuuba diktatuuri vastu jõhkrat survet ja nüüd võivad ettevõtted, kes teenisid raha Fidel Castro poolt konfiskeeritud varade pealt, olla sunnitud maksma mitmemiljonilise arve. Ameerika Ühendriikide ülemkohus otsustas Havana Docks Corporationi kasuks. See on Ameerika ettevõte, kellele kuulunud rajatised Havana sadamas konfiskeeris Kuuba režiim enam kui 6 aastakümmet tagasi. Ja see pani taas ohtu Carnival, Norwegian, Royal Caribbean ja MSC Cruisesi, keda süüdistatakse nende varastatud kai kasutamises turistide viimiseks saarele. See toimus Obama valitsuse ajal avatud poliitika raames. 2026. aasta 23. mail paiskub see juhtum taas avalikkuse ette. Selle nõude alus tekkis siis, kui Trump aktiveeris selle seaduse sätte. Helms-Burtoni seaduse 3. jaotis, mis võimaldas konfiskeerimise ohvritel kaevata kohtusse neid, kes diktatuuri poolt võetud varadelt kasu said. Hüvitis võib ületada $400 miljonit ja just siis tunneb Havana lööki. Aastakümneid vaikusega kaitstud vana vargus võib nüüd muutuda tõeliseks kahjuks neile, kes panustasid turismile koos režiimiga. Mida need ettevõtted teadsid, kui nad sildusid konfiskeeritud sadamarajatiste juures? Miks Trump otsustas alustada seda õiguslikku sõda Havana vastu? Kuidas see otsus võib hirmutada teisi gruppe, kes siiani teenivad kasumit Kuubal võõrandatud varadega? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Aga enne seda tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas info parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldus versus Standardiu, Milson Alves, Global. Ameerika Ühendriikide ülemkohus otsustas 8 poolthäälega, et Atlanta apellatsioonikohus eksis, kui tühistas kruiisifirmadele määratud hüvitised. Protsess jätkus, sest kohtunikud leidsid, et ettevõtted kasutasid konfiskeeritud vara, mis oli seotud Havana Docksiga. Isegi pärast seda, kui Ameerika ettevõttel tunnustati nõue nende varade suhtes. Põhiarvamuse kirjutas kohtunik Clarence Thomas, kes lükkas tagasi väite, et ettevõtte kontsessioon oleks lihtsalt 2004. aastal aegunud ja seetõttu poleks enam õigust nõuda. Enamiku kohtu arvates polnud keskne küsimus teeselda, et Kuuba diktatuur pole kunagi midagi varastanud, vaid tunnistada, et kaied eksisteerisid edasi, neid kasutati edasi ja need olid jätkuvalt seotud sertifitseeritud nõudega. Vaidluse algus on Havana sadamas, kus Havana Docksil oli 99 aasta pikkune kontsessioon sadamarajatiste ehitamiseks ja käitamiseks. Pärast seda, kui Fidel Castro võimule tuli, võõrandas uus Kuuba valitsus Ameerika ettevõtete vara ilma kompensatsiooni maksmata. Havana Docks sattus nende ettevõtete nimekirja, keda see puudutas, ja veetis aastakümneid saamata hüvitist kaotatu eest. Juhtum sai tõelise hoo sisse alles siis, kui Donald Trump lasi peatamise aeguda 2019. aasta mais. Helms-Burtoni seaduse 3. jaotis on mehhanism, mis võimaldab Ameerika Ühendriikide kodanikel ja ettevõtetel kohtusse kaevata neid, kes teenivad kasumit Kuuba valitsuse poolt konfiskeeritud varadega. Just seal saab otsus poliitilise kaalu. Aastaid hoidsid Ameerika presidendid selle mehhanismi jõustamata, et vältida diplomaatilist konflikti välismaiste ettevõtete ja liitlastega, kes tegid Kuubas äri. Donald Trump muutis selle loogika ja muutis seaduse Havana vastu majandusliku survevahendiks. Tegelikult tõi ta sahtlist välja vahendi, mis oli 90-ndatest saadik kasutamata ja lubas konfiskeerimiste ohvritel Ameerika kohtutes hüvitist nõuda. Havana Docks oli üks esimesi, kes tegutses. Nad kaebasid kohtusse 4 kruiisifirmat, kes olid nende endisi kaiasid ilma loata kasutanud. Mõjutatud ettevõtted väitsid, et tegutsesid Obama valitsuse ajal avatud poliitika raames antud lubade alusel. Nad viisid turiste Kuubale aastatel 2016-2019, kui laevad hakkasid taas Havannas peatuma niinimetatud sulaperioodi ajal Washingtoni ja Kuuba režiimi vahel. Aga see reisiluba ei tühistanud automaatselt teisi lubasid, mis automaatselt reisideid ei avanud. Föderaalkohtunik Beth Bloom Miamis oli juba aru saanud, et ettevõtteid võib terminali kasutamise eest vastutusele võtta ja määras iga ühele neist üle $1 miljoni suurused maksed. Ettevõtete kaitse üritas pääseda aegunud kontsessiooni tehnilise argumendiga. Tees oli lihtne.
Kui Havana Docksi õigus lõppes 2004. aastal, siis kruiisifirmad ei saanud seda õigust kasutada, kui nad oma laevad mitu aastat hiljem dokki viisid. Ülemkohus lükkas selle tee tagasi. Enamiku kohtunike arvates ei kaitse Helms-Burtoni seadus ainult ühte kuupäeva paberil. See puudutab Kuuba valitsuse poolt konfiskeeritud varade ärilist kasutamist. Havana on surve all, sest otsus ei mõjuta ainult 4 kruiisifirmat. See saadab sõnumi igale ettevõttele, mis tegutseb Kuuba režiimi poolt võetud varadega. Hotelliketid, transpordiettevõtted, turismioperaatorid ja välismaised grupid, kes teevad endiselt äri konfiskeeritud varadest pärinevate struktuuridega, hakkavad sellele juhtumile murega vaatama. Ülemkohus ei lõpetanud kõiki õiguslikke vaidlusi, kuid lükkas tagasi ühe olulise kaitse, mida ettevõtted kasutasid, ja saatis asja tagasi apellatsioonikohtusse palju endistele omanikele soodsama tõlgendusega. Finantsmõju võib olla ränk. Vaidlus toob samuti esile selge poliitilise vastanduse. Ühelt poolt võimaldas avatud poliitika suurte ettevõtete jaoks müüa Kuubat kui turismi sihtkohta, pakkudes kruiisilaevu, ekskursioone, randu ja ööelu. Teiselt poolt toob kohtuotsus taas päevakorda nende varade päritolu. Varad, mille Kuuba diktatuur võttis pärast revolutsiooni. Ilma omanikele maksmata ja ilma õigluseta peredele ja ettevõtetele, kes kaotasid oma vara. Ülemkohus ei loo üksi uut poliitikat Kuuba vastu. Ta rakendab seadust, mis sai jõudu juurde siis, kui Donald Trump otsustas lõpetada presidendi peatamisega antud kaitse neile, kes said kasu konfiskeeritud varadest. Kuuba pagulaste jaoks on sellel tohutu sümboolne tähendus. Pärast aastakümneid, mil režiim peitus aja, diplomaatia ja suurte ettevõtete majandushuvide taha, tunnistab Ameerika õigussüsteem nüüd, et algne vargus võib endiselt kaasa tuua tagajärgi. Kui rahvusvahelised ettevõtted hakkavad arvestama, et Kuubal tegutsemine võib kaasa tuua kalleid kohtuasju Ameerika Ühendriikides, kaotab režiim atraktiivsuse investorite jaoks, kes sõltuvad pankadest, kindlustusest, kaubateedest, Ameerika turust ja õiguslikust kaitsest. Risk ei piirdu ainult saarega. See järgneb ettevõttele Kriikial, kus on kokkupuude USA õigus- ja finantssüsteemiga. See on survejõud. Pole enam vaja saata vägesid, pole vaja pidada tuliseid kõnesid. Piisab, kui seostada kahju otseselt selle inimese rahakotiga, kes otsustas teha äri varastatud varaga. Järgmine samm on apellatsioonikohus, kus ettevõtete ülejäänud argumendid alles vaadatakse läbi. Erinevus seisneb selles, et nüüd naasevad nad protsessi juurde pärast kaotust Ameerika Ühendriikide kõrgeimas kohtuastmes. Havana Docks sai hoogu juurde, Kuuba pagulased sai pretsedendi ja Havana sai veel ühe hoiatuse. Otsus näitab, et konfiskeerimiste arve pole aastakümnete jooksul kadunud. See jäi avatuks, kogus poliitilist kaalu ja nüüd koputab taas nende uksele, kes muutsid Kuuba diktatuuri poolt konfiskeeritud varad kasumitteeks. Mina olen Milson Alves Global, rahvusvaheline asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alves Globali kogukonnaga.